Tere kallid tennisõbrad, järjekordne matšpalli episood läheb eetrisse ja räägime sel korral teemal, mille kohta paljud välismaised podcastid alustavad oma episoodi sellest sõnadega, et see on nüüd episood, mis poleks kunagi pidanud sündima. Küll aga meie võib-olla nii dramaatilised ei ole, sest see esiteks oleks lugupidamatu meie külalise suhtes, kelleks on täna Kristjan Port. Tere! No Kristjan, me räägime täna dopingust. Viimasel ajal on tennisemaailma raputanud 2 suuremat dopinguskandaali. Üks endise esireketi kohta, mis on värskem, ja teine valitseva esireketi ehk siis Jannik Sinneri ja Iga Swiatekist me räägime. Aga enne, kui me nendest konkreetsetest juhtumitest ja ma ütleks, et filosoofilistest küsimustest lausa selle ümber räägime, siis räägi võib-olla kuulajatele oma taustast, kus pärineb sinu antidopingualane ekspertiis? Nii palju, kui mina olen spordiajakirjanduses 20 aastat tegutsenud, kuidagi on nii iseenesest mõistetav, et kui meil on antidopingualane küsimus, et Kristjan Pordi number on peaaegu nagu kiirvalimisel. Et kedagi teist me üldiselt ei türitagi. Aga räägi oma taustast. Ja, võib-olla see küsimuste esitamine ongi üks arengu stiimul. Et kuskilt peab ju iga inimene alustama ja mõne aastat tagasi spordibiokeemiaga tegelenud, väitekirja kirjutanud ja kunagi meil on ju eelduseks selleks, et osaleda rahvusvahelise spordi siis organisatsioonis, olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja nii edasi, et meil peab olema oma antidopingu organisatsioon. Ja see kunagi loodi hästi kiiresti ja siis see tegelikult jäi hätta või jalgu, see organisatoorne vorm. Ja siis otsustati see põhjalikult ümber reorganiseerida. Ja siis pöörduti minu poole ka, et kas ma olen nõus selles nõukogus olema. Ja see nõukogu algus tegi sellist traditsioonilist tööd, et nagu igas riigis tuleb teste korraldada ja uurida, mis värk on. Ja siis sattus meile suhteliselt suur korralik skandaal. Meie nõukogu tuli kokku ja leppisime kokku, et kuna meil on väga erinevad taustaga inimesed, skandaal puudutab väga olulist sportlast, see oli Veerpalu juhtum, et me ei hakkaks nagu teisele vastu rääkima, et siis räägiks üks inimene. Ja siis nõukogu otsustas, et mina peaksin rääkima ja eks ma siis üritasin kiiresti nagu kõndima õppida. Et see suur väljakutse oli küllaltki intensiivne, eriti meedia, seal oli hästi vastuolulisi olukordi, viha ja vimma samamoodi ja see kõik õpetas ja sundis tegelikult päris kiiresti õppima. Ja kogu see ülejäänud protsess, nagu sa ütled ka, et kui küsitakse, siis pöördutakse minu poole, ei pea pöörduma, aga minu enda seisukohast teatud vastutus on ju sul alati olemas kodanikuna ja puhtalt inimesena, kes sellest valdkonnast hoolib, et siis ma üritan iga kord tegelikult ju areneda. Ja see üritus on mõnikord ka tulemuslik, et ma päris palju loen väga-väga regulaarselt, praktiliselt võib öelda, et iga päev, et midagi sellest valdkonnast kogu aeg kuskilt tuleb ja mu enda huvi ju suurem inimlik ja teaduslik huvi on inimese töövõime. Ja siis arvatavasti sa oled märganud, et ma ka tehnoloogiasektoris toimetan, et see on ka üks inimese töövõime pikendamine. Ja siis need mõlemad teljed selles inimeseks olemises. Üks on see, et me otsime inimese keha seest võimete parandamise võimalusi nii nutikaid kui vähem nutikaid ja teine on siis väljaspoolt tööriistade kasutamine. Tennises on ju tegelikult nende reketite temaatika ka olnud ja on osa reketid või vähemalt materjali kasutust ära keelatud aegade jooksul, et see kõik on see üks huvitav omavahel seotud temaatika ja see vast tekitab ka sellise ma ütlen, et mugavustsooni, aga vähemalt intellektuaalse põnevustsooni. Et sa kogu aeg märkad nagu seoseid, et kui ma oleksin ainult tegeleksin seal, ütleme siis konkreetselt mingi biokeemilise protsessiga, siis ma ainult kalistaksin puid. Aga mulle just meeldib näha seda metsa. Kas sul on tennisega ka mingi seos? Oled sa ise mänginud? Ei, Evald Kree oli õppejõud, Eestis suur tennise korüfee. Mul on sugulissidemete kaudu on tennisega seotud inimesi, ma nimesid ei hakka nimetama, aga et ma ise tennist ei ole mänginud. Välja arvatud see, et loomulikult ma olen käinud tennist mängimas
Oi, see läks nüüd põnevaks, aga me ei saa neid nimesid teada. See oleks küll huvitav muidugi. Võib-olla kui saatesari Sinu uus sugulane tuleb, siis saame teada. Paljastub. Aga tennis on üldiselt jäänud ikkagi dopinguskandaalidest suhteliselt puutumata, kuni nüüd viimase paari aastani. Kas see, et dopinguskandaalid ühel spordialal ilmsiks tulevad, kas see näitab rohkem selle spordiala puhtust või just räpasust? Ma arvan, ta näitab pigem sotsiaalset arengut. Et me ei saa öelda, et mingi puht spordiala valib eetilisi inimesi. Inimesed on paratamatult alati päeva lõpuks inimesed, nendel on erinevaid eluolukordi, kus nad on sunnitud olema ausamad või vähem ausamad ja tennis selles suhtes ei ole näha, et seal mingisugust erilist aususe tolmu oleks raputatud, et see eriala ise oleks teistsugune. Ta on kehaliselt ääretult nõudlik eriala, tehniliselt ääretult kompleksne, emotsionaalselt ääretult kompleksne, töövõime pannakse piiri peale seal selgelt ja seal lihtsalt ainete kasutamine on paratamatu nähtus. Nüüd küsimus on see, et kas me automaatselt seetõttu, et testitakse ja keegi vahele jääb, tähendab, et see on äärmiselt rokane või see, et see on äärmiselt puhas ja seda tehakse, et see ei ole nii lihtsalt vastatav. Aga vähemalt, et see temaatika on tõstatunud, kirjeldab mulle seda suurt pilti, et tennises liigub hästi palju raha ja raha nimel tuleb see vastutus lävend tõsta niivõrd selgelt kõrgeks, et ka praegu sa nimetasid kõik kolm on tegelikult absoluutses tipus. Et see näitab, ja need on suht vastuolulised juhtumid, et need ei ole lihtsalt puhtalt, et on täiesti patused inimesed, aga just see piiripealne juhtum, et see tõlgendamiste vajadus kirjeldab seda, et võetakse tõsiselt. Et see, kas allapoole selles hierarhias on seda mustust rohkem, me võime vaadata teiste spordialade puhul, jah, on küll. See tõenäosus on selgelt olemas. Mida näitab ühe spordiala kohta see, et me näeme, et nii kergejõustikus kui ka tennisel, need mõlemal on omad sellised üksused, kes nende dopinguprobleemidega ja nende juhtumitega tegelevad. Kergejõustikus on see Athletics Integrity Unit ja tennises on see International Tennis Integrity Association, et miks on VADA nende haldamise käest ära andnud. Ja see on üks küsimus ja teine küsimus, kas see soodustab sellist rohkem, avalikus kuvandis see soodustab seda, et kaitseme omasid rohkem, tegeleme sellega ise. See on hea tähelepanek, et see ei ole mitte VADA ei ole käest ära andnud, vaid VADA on üks rahvusvaheline suur kokkulepe. See ei ole, et mingisugused teatud emotsionaalse kallutatusega inimesed tulid kokku, ütlesid, hakkame sellist spordipolitseid tegema, vaid see väga-väga pikaajalise protsessi tulemus lõpuks otsustatakse eelmise sajandi vahetusel, et teeme siis sellise spetsialiseerinud organisatsiooni, kes vaatab nii seda teaduse poolt kui ka vaatab õiguspoolt. Aga VADA on suhteliselt, ütleme, jämeda struktuuriga. Seal on vast 90% töötajatest on juristid, aga see ülejäänud analüütika pool on siis teadusega seotud. Aga et need tõlgendusi spordimaailma poolelt vaadates on niivõrd palju, neid nüansse on hästi palju, see viitab ka VADA antidopingu koodeksi uuendamised, et seal on alati väga-väga palju uuendusnüansse, need vaieldakse läbi ja see näitab, et see VADA protsess ise ei ole ideaalne, meil ei ole ka ideaalseid seaduseid. Ja see on mõneti ka arengu fenomen, et olgu kergejõustik, olgu rattasport, olgu tennis, et nendes kõigis on tekkinud selline vahekiht, mis üritab siis, ja kõikides riikides on veel omakorda ka omad vahekihid. Et nende kõikide eesmärk on mitte niivõrd kaitsta, aga olla ikkagi natukene selliseks puhvertsooniks, kus arutletakse rohkem, püütakse iseseisvalt puhtust tagada, selleks, et see nagu suur nüüd tänapäeva poliitikas ei saa öelda, et suur karu tuleks, aga et see suur jõud tuleks ise seda asja klaarima. Et sellepärast tekivad need iseseisvad puhtust tagavad organisatsioonid. Ja VADA õigus on siis selle iseseisva organisatsiooni otsuseid vaidlustada? Jah, VADA meie kõigi huvides on, et meil oleks kuskil olemas selline instants, mis paneb proovile
et kui keegi ütleb, et mis on õige ja vale, siis VADA ütleb, et oot, et vaatame need komakohad ka üle. Et keegi garanteeriks, et seda ei hakataks pärast tõlgendama, et ei, aga see olid ikka mingid omad sõbrad. Me oleme seda liiga palju näinud. Ja siis milles see kahju seisneb täiesti puht pragmaatiliselt ja majanduslikult on see, et see rahaomanik muutub ettevaatlikuks. Ja me näeme meie enda tippspordi puhul sponsorid on muutunud tänu meie skandaalidele ettevaatlikuks, nad ütlevad, et ei, ma teile ei anna seda, et mul on palju lihtsam anda seda raha võib-olla, et sellisele rahvaspordiüritusele, kus absoluutseid saavutusi ei ole, aga silmasid on rohkem ja see emotsionaalne tagasiside on ka palju meeldivam. Ja see, kui see rahasponsor ei tunne, et see otsus on väga läbi töötatud, et seda väga rohkem ei vaielda, siis ta on ettevaatlik oma rahaga. Ja see on kahjulik sellele spordialale. Ja seda me ka Eestis tegelikult väga ilmselt näeme, et alaliidud ütlevad, et Eesti sport on selgelt alarahastatud, samas just Swedbank tuli Tallinna maratoni taha. Ja nõusti Swedbanki sügisjooks. Jah, ma olen teadlik juhtumitest ka, kus tippsportlane ütleb ka panga esindajale, et ma olen nõus suga lepingu tegema ja ma maksan selle kõik tagasi või isegi mitmekordselt. Pank ütleb selle peale, et esiteks see summa on väikene, teiseks me ei tea, kas sa tagasi maksad, aga kolmandaks on see, et meie paistame lollidena. Et see ei ole panga jaoks. Pank peab usaldust garanteerima, mitte rumalust õppima või näitama, kuidas rumalust parandab. Et seega neil on palju lihtsam öelda, et me sellega ei tegele. Ja see on see, mitte ainult pank, see ei pea olema suur sponsor. Selleks on väikene, ma ütlen, Kingsepa töökoda, kes oma võib-olla 100 € paneks sulle selle sildikese külge, aga kuna see kõik on natukene ebameeldiv, siis ta leiab, et ma pigem, ma ei tea, viin selle kirikusse, mis iganes, igal juhul mitte spordiliikumisse. No hakkame ükshaaval rääkima nendest juhtumitest. Kõige värskem juhtum, Iga Swiatek andis dopinguproovi positiivse trimetasidiini suhtes. Eelmisel aastal Jannik Sinner patustas sellise ainega nagu Clostebol ja Simona Halep 2022 US Openil testis positiivselt Roxadustati sellise ravimi suhtes. Lõpptulemusena on kõik need 3 juhtumit tunnistatud kui saastumiseks, aga ometi on neil erinev tulem. Iga Swiatekile määrati 1-kuuline karistus, mille tõttu ta pidi vahel jätma 3 turniiri ja natuke kannab seda ka siiani, praegu meil on off-season tennises. Jannik Sinnerile ei määratud midagi, kuigi VADA ikkagi loodab 2 aastast kuni 4 aastast isegi karistust talle. No nii palju määrata, et võeti punktid ära ja auhinnarahad, jah. Aga Jannik Sinneri juhtum siis jätkub veebruaris VADA istungitel ja Simona Halepil esialgu määrati üldse 4-aastane, mille ta siis kassis suutis vaidlustada 9-kuuliseks. Kuidas 3 näiliselt ühesugust juhtumit saavad lõppeda 3 erineva tulemiga? Sellepärast, et sa kasutad sõna näiliselt. Nad ei ole ühesugused. Et Sinneri juhtum ei kõige lühem selline šokiperiood tuli sellest, et ta suutis väga kiiresti demonstreerida, et sportlane peab demonstreerima, et kas temas on süüd või ka hoolimatust. Ja tema sai kiiresti demonstreerida, et selle anapoolse toimega aine, mis temast leiti, testiti kiiresti ära, et see nii on, ta ütles, et nii ongi. Aga ta näitas, et mis on väga suure tõenäosusega selle tekkeprotsessi põhjuseks. Ja selleks oli tema füsioterapeut, kellel oli haavand, kes sai siis oma arsti käest ravimit, mis tekitab sellise loogilise ahela. Ja kui siis see Integrity Unit seda kõike ära kuulas, kontrollis ja tõendid kaalus, siis jõudsid järeldusele, et jah, et sinul süü puudub. Ja sul puudub ka hoolimatus, et sina ei saanud seda kõike ette näha. Ja seega tema pääses, ütleme, 3 päevaga. Ja nüüd millest see VADA roll nüüd ilusti esile tuleb, on see, et VADA ütleb, et oot, et siin ikka nii lihtsalt need asjad ei käi. Et kontrollime nüüd need komakohad üle, et kuidas see otsus argumenteeriti, et kas see nii lühikese ajaga suudetakse kõik need asjad piisalt läbi kaaluda. Ja see annab sellele Sinneri juhtumile siis selgelt sellise teistsuguse konnotatsiooni, et sportlane suutis hästi kiiresti demonstreerida ja
tegi selle ka hästi konstruktiivses vormis ja arvatavasti ka hea näide sellest, et kus ääretult suur business, ääretult suur äri eeldab väga kiiret ja konkreetset käitumist. Swiateki puhul on tegemist Poolas reguleeritud melatoniiniga, mida võetakse peamiselt siis ühest ajavööndist teise liikumisel, et see on seotud unefüsioloogiaga. Ja kuna Poolas on see reguleeritud, et sa apteegist ei saa lihtsalt minna over the counter, et paluks mulle nüüd üks doos, vaid ta on ametlik ravim, siis selle ametliku ravimi hankimine, seal ei saa öelda, sportlane on hoolimatu olnud, ta läheb ja ütleb, et paluks mulle seda ja apteek ja kogu see tervishoiusüsteem peab garanteerima, et see sisaldab seda, mida pidi sisaldama. Ja temal kulus aega selle demonstreerimiseks. Seal on analüütika, seal on selle tõendite kogumine ja nende tõendite põhjal siis pärast analüüsi oli võimalik demonstreerida, et tal ei saanudki midagi muud sinna parata. Ja et oleks ta olnud näiteks nagu vaba ost, et siis tema vastutus oleks suurem. Et see on küllaltki oluline erisus. Väga väikene detail paistab, et aga kuna Poolas on see apteegist retseptiravim, siis temalt süü puudub, aga juhul, kui see peaks olema see toidulisand või midagi muud taolist, siis öeldakse, et aga kas ise kontrollisid enne. Ja vaat näed, siin tekib kohe täiesti teine kvaliteet. Ja sellele kulus rohkem aega. Ja jällegi sa ütled, et näiliselt sama, et ongi näiliselt sama, kui sportlane suudab demonstreerida, et temal süü puudub, siis mulle teadalevalt vist VADA ei ole seda protsessi rohkem edasi kaevanud, kuna nad näevad, et see... Veel mitte, jah? Jah, ja see... alles eelmine neljapäev vist. Ja see karistus kantakse ka ära, kuna ta hooaja väline ka, et seal võivad ei olegi midagi nagu suurt konflikti ja ta sai suhteliselt pika karistuse. Ja Alepi juhtum on siis see kõige pikem ja keerulisem, et seal on siis palju raskem tuvastada, et kes, kus, mida tegitas ja tegemist on siis tema puhul oli Swiateki puhul oli tegemist ravimi tootmise protsessi käigus sellesse ravimisse ja me tõesti tavainimestena ei pane tähele, et kui meile tundub miljard nagu suur number, et see, et sul mingisuguses molekulaarses massis on näiteks miljard mingisugust asja, see võib olla ääretult väike kogus. Ja sedattu selle ravimite tootmisprotsessis tihtipeale näiteks nende ravimite presside all, kus need tableteeritakse. Seal võib olla ääretult väikene kogus midagi, aga seda suudeti demonstreerida, et see on selle protsessi kvaliteedikontrolli puudujääk olnud. Ja kuna ta ülejäänud inimestele mingisugust terviseriski ei tähendanud, et seal mingist probleemi ei olnud, et siis antud juhul oligi vaja seda demonstreerida, mis on näed, kui raske väljakutse sportlasele. Aga taas tegemist on suurte rahadega ja seal see motivatsioon on hästi kõrge. Ja ka vastutus. Et me ei tohiks vahet teha siin, kas tegemist on algaja või tipuga. Et mõlema puhul peab see otsus väga puhas olema. Ja see paar aastat vana lugu ka maailma tippu kuulnud sportlasega või sportlannaga, et tema puhul on tegemist siis sellise ainega, mis parandab vereloomet ja tema organismis seda ei peaks olema ja tema protsess oli palju pikem ja talle jõuti määrata, et see on selline aine, mis kuulub siis taoliste, meil on nagu kaheks kvalifitseeritud ained, ühed on, mida ei tohi olla, teised, mis võivad olla kehas mingitel muudel põhjustel. Ja see on mingitel muudel põhjustel, siis ta peab näitama, et seda ainet tema ise sinna ei pannud. Ja see vastutusahel tema ei suutnud demonstreerida, et see oleks olnud tema süüst või hoolimatusest puhas. Ja nii natuke nagu Sinneri puhul ka, et Sinnerit nüüd sisuliselt testitakse VADA poolt, et kas tema hoolimatuse aspekt puudus. Ja Alepi puhul on siis ka see pigem, et halbu asju juhtub maailmas, maailm ei ole õiglane, aga sina oled ääretult suure sissetulekuga, sellega kaasneb tohutu suur vastutus, sa pead jälgima, mida sa oma toidulisanditega ja nende tarbitavate ainete kvaliteedi nimel oled teinud ja see protsess oli nii pikk, et talle määrati karistus, mis vaidlustati, tehti lühemaks, aga igal juhul ta sai siis suhteliselt suure karistustoosi kätte.
Aga öelge palun kõrvaltvaatajana, et nagu te mainisite ka, et Vadas 90% töötajaid on juristid, et kui palju või jääb selline mulje tihti ikkagi, et küsimus on see, kui kõva juristi sa sinna vastu paned, et me teame, et tippudel on alati need võimalused paremad ja tagumistel sportlastel nii häid võimalusi ei ole, et kas see on probleem ja kas seetõttu on ikkagi tegelikult suurem tõenäosus pääseda parematel tippudel või kui palju selliseid juhtumeid on? Ühest küljest on sotsiaalne probleem, et meil on juristid ka, kes on nagu igas erialas sportlaste hulgas ka paremad tennisistid ja natuke nõrgemad juristide hulgas samamoodi. Ja see sotsiaalses mõttes peaks olema kohtuprotsess selline protsess, kus kaalutakse tõendeid, mõlemad osapooled esitavad kõiki tõendeid nii hästi kui suudavad ja mõlemad osapooled siis õigustavad oma seisukohta. Nüüd küsimus on, kui hea jurist sul on seda õigustamas ja kui palju sa saad veel tõendeid koguda. Nüüd erinevalt karistusseadustikus, kus me võime võib-olla mitu aastat edasi kaevata, siis antidopingu koodeksi, ja see on ka rahvusvaheliselt aktsepteeritud, et antidopingu koodeksis kohe sa kaotad teatud õigused ja sa pead tõestama, et sina ei ole see halva tegija olnud. Aga see on selle mängureegli kogu sisenemise eelduseks. Aga see, et põhimõtteliselt suurema rahakotiga inimesed saavad palgata natukene tõhusamaid advokaate on ju reaalsus. Ja aga see, et sul üldse raha ei ole, siis sa saad ju ka riigiabi, et neid advokaate on ka teisi, et kes igal juhul tulevad sul appi ja et siin nagu õigusriigis, me nimetame ennast endiselt õigusriigiks, mitte endiselt, vaid me olemegi. Et õigusriigis on kõikidel see kohtuprotsess õiglane. Vähemalt see on see ideaal. Te ei ole küll ravimitööstuses kunagi töötanud, aga kas sulle tundub usutav, et melatoniini tootmises kasutatakse masinaid, mis on saastunud trimetasidiiniga? Jah, tundub küll ja võib-olla, et ei taha Poola suhtes ebaõiglane olla, aga ütleme sellise kiire businessi või äri puhul tihtipeale, ja see ei ole ka ainult Poolas, see on mõnes teises riigis ka, et selliseid kiireid protsesse, kus on the demand, valmistatakse lähtematerjalist, see ei pea olema selles suures ravimifirmasse, võib-olla peaaegu viimases lülis apteegis pannakse ka asju kokku. Et selles ahelas kindlasti on seda kvaliteediprobleeme olemas. Trimetasidiin, ta on keelatud ainete nimekirjas kindlasti põhjusega. Milline sooritus parandav võime tal on, kui keegi peaks seda tahtma võtta tahtlikult? See on põhimõtteliselt anaboolse toimega, et tegemist on südameravimiga, süda on lihas on kogu aeg koormusel ja selleks, et lihasainevahetust natuke toetada. Ja see on see kogu idee olnud, et ega kõik dopinguained ei ole suunatud mitte sellele, et sooritusvõimet parandada, vaid selleks, et taastumist kiirendada. Ja nüüd, kui see taastumine vajab ravimite kasutamist, siis see tundub, et spordis on midagi valesti tehtud, et see on see dimensioon, kus siis öeldakse, et meil on nagu 3 kriteeriumit, et üks on spordiaade, teine on, et parandab töövõimet, kolmas, et on risk. Et see spordiaade öeldakse, et on kõige pehmem, aga et juhul, kui sa sportimise nimel pead hakkama ravimeid kasutama, siis arvatavasti see sportimises on midagi kaotatud, mida algupäraselt peeti, et me oleme targad, me tegutseme inimese intellektuaalse kehaliste võimete arendamise nimel, nii et see kõik rajaneb nagu, ma ei nimetaks seda sõna puhas siin sellises moraalses mõttes, aga ta rajaneb nagu puhtalt meie nutikusele. Aga nüüd tuleb välja, et kui sa lollilt nagu trenni teed, siis vigade paranemiseks võtame arstiabi appi. Ja see ei ole kõige mõistlikum trenni tegemine. Ja minu enda jaoks on küllaltki oluline, et me oleme kaotanud tänu dopingu kasutamisele seda treeningu intellektuaalset pingutust just seetõttu, et vaata, kui läheb olukord halvaks, siis lõpuks öeldakse, et ei, aga teeme kiiresti. Selle asemel, et tegelikult sa näed, et see dopinguainega sa saad asja parandada, sa saaksid seda parema treeningu planeerimisega ka teha. Aga meil seda tagasisidet ei ole, see tähendab, seda ei ole arendatud, kuna kogu aeg on mõeldud, et ei, aga me saame shortcutida, et kasutame seda teist ja kolmandat, vahele jäämise risk on selline ja selle tulemuseks on see, et see doping on ära lõiganud tükiks ajaks selle nutikuse. Ja isegi kui meil on mõned riigid ja mulle meeldib see Norra näide,
kuna see on Norra meil kogu aeg nagu ambus, et küll on seal vastikud kahtlased tüübid, aga kas me ei võiks mõelda nii, et see on jube targad tüübid? Et nad teevad midagi niivõrd hästi, et me oleme ise lollid olnud ja kahtlustame kõike, et me kõike ainult näeme selles halvas ebaausas valguses. Et kindlasti Norra puudutab piire, aga see piiride puudutamine ongi see, mis iseloomustab innovatsiooni. Ja nüüd hiljem on vaja tõlgendada, kui palju seal head ja halbu on, aga mul on küll pigem, paneksin väikese summa peale, peaksin kihla, et Norra on pigem pingutanud hästi palju selle tarkuse poole peale, selle asemel, et super hästi keskenduda petmise peale. No, aga riik, kes super hästi keskenduvad petmise peale. No kas see kõlab teoorias ju kõik väga ilusti, aga reaalsus on see, võtame kas või tennises, mängid oma 4-tunnise matši ja järgmine päev on jälle 4-tunnine matš ja ülejärgmine päev on jälle 4-tunnine matš. Ja me teame, et Iga Swiatek on tarvitanud erinevaid ravimeid, sest ta sel samal päeval, kui ta selle saatusliku uriiniproovi andis, ta pani kirja 14 ravimit. Mina ei võta ühtegi igapäevaselt. Mul tuleb kohe meelde üks näide, kui ma Indrek Tustitiga rääkisin Tallinna VTA ajal, rääkisime Kaiast, eks ju, et ta ütles nagu vanuse näide, Indrek ütles, et ma tean, et Kaia mängib hästi, aga siis, kui on see 3. ja 4. päev ja kui me teatud asju ei tee, siis asjad hakkavad juhtuma, et see on nagu ette teada, et mis see tarkus seal siis on, et sa lihtsalt ei taastu enam. Ja ma väga kõikide tenniseharrastajatega ei hakkaks siin sellisesse diskussiooni langema, aga kui me võtame näiteks rattaspordituuri võistlus 3 nädalat, sa pead iga päev 5 tundi võimete piiri peal, järgmine päev ka ja sa pead vahepeal sööma ja magama, kõike muud tegema, siis kehaga hakkama saamise võimet tasub sealt võib-olla õppida ka teistesse erialadesse, aga kuna iga eriala on oma sellises väikses maailmas, ja ma ei nimeta halvustavalt väikses, aga oma isoleeritud maailmas, teatud piiride ulatus, siis ütlevad, aga me olemegi piiri peal. Vaata teisi erialasid, vaata neid, kes on nagu väga-väga raske tööd teinud. Et siis järelikult meil on midagi õppida selle asemel, et ennast isoleerida. Ja see, et keegi võtab. Ja ma mäletan Bruce Jenner, kes enam Bruce'i nime ei kanna, aga kunagi käis ka Tallinnas 10-võistleja, et temal oli siis juba, ma ei tea, 30 tabletti ja mida pulbrit ta kõike tarbis selleks, et inimene olla. See ei ole see, mida me sellest spordist kui mängust natuke idealiseeritud inimvõimete proovimisest ja arendamisest tegelikult ootasime. Siis me võiksime tegelikult ju pigem kogu spordi kliinilise ruumiga ühendada, et vaadake, kes paremini operatsioone teevad. Kusjuures maailmas on neid näiteid olemas just peaaegu tennisemängu sarnane on pesapall, USA pesapall. Ja selle aastaid tagasi oli üks hästi tuntud pesapallimängija, kes sai küünarvarre trauma ja öeldi, et kuna sa pead hästi kõvasti viskama, et sellega on sinu klips läbi. Tal tehti operatsioon, kus võetakse reie pealt, reie taga on päris suuri kõõluseid, sealt lõigatakse ikka väikene riba ja asendatakse, siis tehakse sellise küünarliigese operatsioon lootusega, et ta suudab taastada oma töövõime. Tema viise läks paremaks. Ja pärast seda sama operatsiooni, sa näed puustatistikas, ravistatistikas, on hakatud rohkem tegema, kelle hulgas, pesapallimängijate hulgas. Ja siis meil tekib see imelik küsimus, et kas sport on inimlikult selline siiras avastamise retk, kus sa ei tea, kes võidab. Võida on niisugune rikka riigi suures haiglas lahendatav ülesanne. Ma arvan, et seal me peaksime lahendama teisi ülesandeid ja sport peaks sisaldama seda siirast mängu, seda nuttu, mitte sellepärast, et keegi oli ebaõiglane ja pettis sind hästi, vaid sellepärast, et sa ise tegid midagi valesti. Ja see õpetab palju rohkem, et see säilitaks, aga nii kui me lähme, ma ei tea, raha teenimise peale, siis ta muutub väga küüniliseks. Me rääkisime triimetasidiinist, aga kui keegi tahaks kuritarvitada klostepooli, mis kasu ta selleks saaks? Anaboolne efekt on sellel, et see puhas eesmärk oli kohe kasutamine vigastuse tulemusel ja füsioteraapias on vaja kiiresti oma nahk terveks saada, mille peale arst seda määras. Et seda tüüpi anaboolse efektiga signaale on meie kehas hästi palju ja osa on siis farmakoloogilised sekkumised. No eksperdid jäid siis ühesõnaga uskuma, et
või tõendati ära, et ta saastus selle kaudu, et füsioterapeut tegi talle massaaži, olles ise saanud seda kreemi teiselt Sinneri taustajõult, kes tänaseks mõlemad on millega pärast vallandatud, kuigi neil süüd ju otseselt ei olnud, tahtlikult keegi midagi ei teinud. Minu küsimus on see, et kas on ära tõendatud ka see, et selline saastumine on võimalik. Et kui mina teen käed endale selle trofoterminiga kokku, mis on selle kreemi nimi, ja õõrun Rihol käevart, kus võib-olla on väike kriimustus ka, et kas see kohe toobki positiivse dopinguproovi, kui Riho nüüd peaks purki pissima? Jah, on mitu näidet, et steroidide puhul need mikrodoosid on just üks meetod ja selleks on nii nagu need nikotiiniplaastridki, et see läbi naha imendub tegemist steroidiga, kuna meil kõik rakud on, membraanid on lipiidsed ehk et sisuliselt sarnasest materjalist, et need liiguvad sealt läbi, jõuavad mikrovereringesse, sealt siis surmasse vereringesse. Ja kuna doos on hästi väikene, et siis selle kinnipüüdmise aeg on hästi lühike, aga ta annab just selle öösel näiteks selle taastumisperioodiks efekti. Nüüd teine näide on olümpiaspordis, ma mäletan aastaid tagasi oli, kas uutes suusaaladel oli kas pronksi võit ja temal oli kas kokaiini süüdistus. Ja see suutis näidata, et ööklubis suurluse tulemusel. See oli Richard Kaskee? Jah, et selliseid juhtumeid on, et kas naha kaudu, suurluse kaudu, sa pead demonstreerima, et see on võimalik ka siis eksperdid. See on see kohtumõistmine, et kaalutakse ühe teise pole tõendid, ühed ütlevad, et ei ole võimalik, teised ütlevad, et on võimalik. Ja siis see kohtunik ehk antud juhul siis selles protsessis otsuse tegi ja kaalub neid ja ei otsita tõde, vaid otsitakse, kelle tõendid on usutavamad. Aga alati jääb ju see variant, et see ikkagi ei juhtunud läbi kreemitamise, vaid ikkagi läbi tahtliku. Eiki Nabi ei suutnud ära tõendada või ta isegi ei püüdnud leida tõestust, kuidas letrosol tema kehasse jõudis. Ja ta püüdis, aga need ei olnud tulemuslikud, et ta peab demonstreerima, et temas hoolimatust ei olnud. Aga jah, et alati jääb see võimalus, et kas sina oskad öelda, milline on hea pettur? See, keda sa ei pea petturiks. Ja ta võib väga tükk aega petta, et Sinneri nüüd see abimeeskond vallandati, kirjeldab lihtsalt seda, et nemad oleks pidanud selles suures äris ka vastutust kandma ja need antud juhul siis nemad kannavadki. Sinner kannab ka teatud vastutust, kuna ta jäi nendest preemiapunktidest ja osa preemiarahast ilma. Et aga kindlasti on olemas neid, kes tänase päevani väga hästi petavad. Aga see ei tähenda, et me peame kõiki nagu hakkama kahlustama, et see sükest skisot ei tasuks ka arendada. Kuulasin Andy Rodicki podcasti samal teemal. Tema küsib niimoodi, et kui meil on kahe juhtumi puhul tegemist mikrodoosidega, et kui need mikrodoosid on ilmnenud, siis tihtipeale on avastatud, et see on ikkagi juhuslik saastumine, siis miks neid mikrodoose testitakse? Me ju, kui sa puhud välja 0,1 promilli, politsei pigistab silma kinni, okei, juhtus, see on jääknäht. Sellest ei juhtu isegi midagi. Teine paralleel, et kui sa poest jätad ühe tutifruti kommi piksutamata ja see tuleb ostukontrollis välja, siis tembeldate ka vargaks, et see on väike asi, et juhtus kogemata. Aga miks dopingus need mikrodoosid ikkagi suureks puhutakse ja aetakse, sõna otses mõttes juuksekarva lõhke, sest nad käivad juuksekarva teste tegemas? Jaa, õigus, et see ei ole mitte aeta suureks, vaid meil olid suured doosid, mida oli jube lihtne vahele võtta. Mitte jube lihtne, aga need oli lihtsam vahele võtta ja Lance Armstrong ütles, et dopingutestis vahele jäämine on IQ test. Et nii kui sul ja alati see testimine on ju nii nagu arvutiviiruste puhul ka, et sa pead kõigepealt viirust nägema selleks, et antiviirust välja arendada. Sama on kõikide nende reaktsioonidega, et sa ennetavalt saad sust vähe teha, et sa pead avastama, et milline see aine on. Ja nüüd, kui testimine muutub efektiivsemaks, siis pettus muutub ka efektiivsemaks, see on alati samamoodi käinud, et see mõlemad pooled innoveerivad ja see mikrodoosid hakkasid tekkima seetõttu, et me suudame selle väga väikese doosiga, meil ei ole vaja meil on siin terapeutilisi doose, mis ületavad 1000-kordselt seda, mida ravi eesmärgil antakse. Ja mine jõusaali, küsi nendelt, et mis need doosid oleksid, see on täitsa pöörane. Aga nemad väga ei hooli sellest.
aga need, kellel sissetulek sellest sõltub, siis nad üritavad seda töövõimet igal moel parandada, arusaadav riskides ka, kaalutledes riske ja kuna sa saad selle mikrodoosiga seda riski oluliselt kontrollida, et see on ainult siis, kui sa öösel oled, sa ütled, et see antidopingu aken, mille jooksul sind testitakse, sa paigutad selle teise kohta, ravimid võtad teisel ajal, mis siis, et sind võidakse ka siis testida, aga sa võid öelda, et ma ei ole kohal, ma magan mis iganes. Ja siis see mõju on lühiajaline, see kaob ära. Ja see on see probleem, mille pärast hakati neid mikrodoose tegema, mistõttu nüüd näidatakse ka selle mikrokogusele, et kuidas selline aine sinu kehasse võis sattuda, seleta ära. Ja kui ei suuda seletada, siis pole vahet, oli see suur doos või väike doos ja kusjuures me ei tea ka, kas ta on languse peal või mitte, et mis kohas ta siis asub. Et on terve hulk muud innovatsiooni ka, et eriti need maskeerivad ained näiteks, et need ju töövõimet enamasti ei paranda ja mõnikord ka kahjustavad. Et miks selline aine sinu kehas on, mis ravi eesmärgil on täiesti teises kohas peaks olema. Aga sellega maskeeritakse seda päris patust asja. Ja siis võetakse selle mitte nagu otsese verise noa tõendiga vahele, vaid võetakse kuulduste alusele vahele. Antud juhul keemilised kuuldused. Et see mikrodoseerimine on pigem selline uuema aja leiutis? Ta on uuema aja leiutis, jah, et kuidas öeldakse, et kurjad geeniused. See on alati, ja kui raha on, siis see motiveerib väga palju. Nende aegade tagant on ju see näide ka, kus tekib see Bayer ja Lab, et palkoskandaal, kus avastatakse täiesti uus sünteetiline anaboolse toimeaine, mis saadetakse tühiveal saadetakse lihtsalt laborist, mis asi on, viskan prügikasti. Igaks üks vaadatakse, et mis seal sees on, avastatakse täiesti uus steroid. Siis vaadatakse need võetud proovid, kontrollitakse üle, tuleb välja, et terve spekter ameeriklasi on seda kasutanud. Et selles suhtes jah, et kogu aeg leiutatakse, otsitakse neid uusi vahendeid. Ja võib-olla Halepi puhul ka, et need ravimite arengus on ka eesmärk, et kõrvalmõjusid oleks vähem, efekt oleks suurem ja sportlased vaeldamatult kogu aeg vaatavad seda, võib-olla sportlast vähem, aga nende tugipersonal, kelle sissetulek sõltub sportlase edust, nemad vaatavad seal. See ei ole üldse moraali küsimus, see on puhas intellektuaalne huvi. Te olete kindlasti kursis ka selle Maria Šarapova juhtumiga, et öelge palun, kas neid uusi aineid ikkagi nagu lisatakse järjest juurde ja tuleb neid, kas selliseid juhtumeid võib veel ja veel ette tulla või pigem on see ikkagi erand, mis Mariaga juhtus? Maria juhtum ei ole erand. Maria juhtum oli suhteliselt minu arvates see külm hoolimatus, et nad kasutavad ravimit, mis ei ole üldse selleks eesmärgiks kasutatud sihipäraselt, pärineb algupäraselt Lätist ja algupäraselt tehtud ka loomakasvatuse jaoks, kus lõpuks avastatakse, et tal on ka südame ainevajadusele tuge ja siis kogu see vada temaatika nad avastavad lihtsalt, et proovis, kogu aeg jälgitakse proove, vaadatakse, et mis siin veel on. Ja need ei ole keelatud ained, lihtsalt mis huvitavad ained. Kofeiin on näiteks praegu üks temaatika ka, et kofeiini, ta oli kunagi keelatud aine, kofeiini tablette kasutatakse hästi palju, puht argielus toimetulekuks, mis ei ole kõige mõistlikum, aga see on täitsa teine teema, aga siis ta lõpuks võetakse ära, sest seda leidub nii palju. Ja selleks, et töövõimet oluliselt parandaks, peab see doos hästi kõrge olema. Aga nüüd neid teisi aineid siis kogu aeg avastatakse, siis leitakse, et Ida-Euroopa riikides teatud kandis, teatud tüpaažis esineb seda rohkem, hakatakse küsimus, täiesti loomulikult küsimus, et huvitav miks. Ja siis nähaksegi, et seda kasutatakse mitte sihipäraselt. Ja sealt tekib siis kõigepealt hoiatus, et ta on uuritavas loetelus, siis tekib teade, et ta siseneb sellest keelatud ainete loetellu. Ja siis on päris pikk periood, mille jooksul siis kõik sportlased peaks sellest loobuma. Aga kui pikk see periood võib olla siis algusest lõpuni, ütleme? Mida silmas pead? Et kui nagu uus aine tekib sinna nimekirja, et Maria väide oli ka see, et oi, ma ei teadnud, et nüüd oli tekkinud see... Sportlane võib igast asju väita, et see on ka kokkulepe, et nii kui sa väljakule tuled, sa oled eos kokkuleppinud selles, et sina võtad kogu vastutuse. See, et ta siis ehmatab ära, kuna ta ei ole seda vastutust võtnud, ta on nüüd, et näiteks arst määrab mulle ja mul on kogu aeg olukord hea, et see ei tähenda, et tema on järsku saab öelda, et mina ei teadnud, et samasti võid ju politseile öelda, et ega ma ei teadnud. Kui palju öeldaksegi politseile, et ma ei näinud seda märki. Kas politsei kas politsei muudab oma otsust midagi. Aga see protsess on tõesti nagu läbi vaieldud ja sellepärast see ei ole niimoodi, et eile panime ja vaatame, keda saaks vahele võtta, vaid see
hoiatatigi ette ja sellepärast siis see karistus määrati ka karm, et see ei ole nalja tegemine. Jällegi, et ta on nii kuulus, et võtame siis pehmemalt. See mõjub nii halvasti kogu ülejäänud tegelaskonnale ja kogu raha liikumisele, et see peab olema karm. Kas antidopingu eksperdid üle maailma on täheldanud, et seda juhuslikku saastumist on järjest rohkem hakatud ära tõendama? Ja ma ei ole kuulnud seda, et juhuslikku saastamist, et vast nii võib öelda, et sportlased on hakanud paremini teadvustama seda oma vastutust ja nad on hakanud näiteks kasutama kindlaid toidulisandeid ja juhul, kui tekib halb olukord, siis nad saavad näidata, et ma olen tegelikult vaadanud neid, et jälgin, et minule teadaolevalt, et ma ei ole saanud öelda, et lihtsalt ostsin 3-2 hinnaga, et see oli mul peamiseks otsuseks, vaid minu otsuseks on see, et ma teen kõik oma poolt, et see oleks puhas aine. Nüüd, kui keegi väga küüniline inimene midagi sinna lisab ja toidulisandite tõenäosus on kuni 50% erinevatest toidulisanditest võib olla keelatud ained, kuna enamus ei ole tippsportlaste käes, vaid see põhimass, kes ostab, on ju harrastajaskond ja võib-olla jõusaalis kõige rohkem. Ja kui ühel toidulisandil on vähem mõju kui teisel, siis ostetakse seda teist. No aga kuidas seda mõju suurendada? Toit ise ei ole anaboolse toimega, aga need ained, mida sinna lisatakse. Ja mõned lisavad teadlikult, mõned on lihtsalt hoolimatu protsess. Päris palju Hiinas tehakse hästi odavat kaupa. Ja nii nagu sa enne küsisid ka, et kas see ebapuhas ravimi tootmisprotsess on reaalne. Ja, Hiinas on ta reaalsem, võib selgelt öelda, toidulisandite puhul veel eriti. Ja siis see sportlaskond on hakanud lihtsalt rohkem jälgima. Ja siis nad kasutavad seda oskust ka paremini ära. Aga et kuivõrd palju siis neid juhtumeid on juurdunud, minu arvates ei ole, sest et juhul, kui sa hästi jälgid, siis seal ei olegi midagi. Kui sa lohakas oled, siis seda juhtub rohkem, siis sa oled lohakas olnud ja siis sa jäädki vahele. Saad karistada ka lohakuse pärast. No see kõlab ju nii ideaalse kuriteona, et mul on soov oma sooritus parandada, mul on soov võtta teatud ainet ja juhuslikult on minu treeneril Rihol ka vastav kreem tagataskust välja mõeldud, et juhul, kui sa jääd vahele, siis me teeme selle purgi lahti. Et see on ju see kreem, mis see on ilmselge, et see saastumine juhtus seal. Et lihtsalt see skepsis jääb, et see tõendus leitakse nii kiiresti. Loetud päevadega leiti saastunud melatoniinipurk. Mitte ainult ei leitud saastunud melatoniinipurka, võeti see võetus ehk võeti neid ametlikke, et see tõendus ei ole see, et meie siin seletame, siis keegi selle põhjalt teeb järelduse, vaid need tõendite kvaliteet on see, mida siis päriselt objektiivselt hinnatakse ja seal vähemalt nende tõendite alusel, kui võetakse täiesti kinnised ravimipakid samast partiist ja demonstreeritakse, et seal on see põhjus olemas. Et ega meil paremaid tõendeid ei olegi. Aga see sinu näide võib-olla toob esile selle, et me näeme ka olümpiamängudel ja ütleme väga vastutusrikastel võistlustel inimesed enam ei söö selles ühises sööklas, kuna seal sa võid provotseerida. Ma mäletan, et Jaapan veel eriti nagu valus inimeste selline moraali rikkumine, seal on nagu tõsiselt hingevalu teeb, seal üks maadleja, kes oma konkurendi toidu saastas ära ja kahjustas tema sportliku karjääri, aga see tuli välja. Aga tulemus on siis 2 halba juhtumit, nii et see olukord on läinud vägagi ebamugavaks just seetõttu, et sa pead päris palju spordi, eriti see, kus sa raha teenid selles valdkonnas, hoolima sellest, et mis sa suhu pistad või naha peale määrid. Et seal võib olla need pahasid inimesi ka ümber ringi. Te vahepeal rääkisite nii ilusti siin puhtast spordist ja mul tuleb meelde sõber Allar Levandi sõnad kunagi, et sport puhas oleks, siis peaks kõik rahad üldse spordist ära võtma, et aga kas milline teie nägemus on või kuhu see maailm liigub, milline see tulevik saab olema selles valdkonnas üldse? Ma arvan, tippspordi osa hakkab vähenema, liikumisharrastuse osa hakkab suurenema. Ja liikumisharrastuses hakkab vast paika loksuma see ka, et meil on pikaajalised inimesed, kellel on alati mingi krooniline haigus, mille puhul määratakse mingisugune ravim ja need osa ravimeid on spordis keelatud ja siis me hakkame paika loksutama seda väärtussüsteemi, et kas me siis natuke haigematele inimestel, kelle jaoks liikumine ääretult oluline, muulgas ka võistlemine, kuna see on emotsionaalselt rikastav ja juba motiveerib seda sporti järjekindlavalt tegema, et kas me hakkame selle erandid tegema. Meil on erandid praegu tippsportlastele ka, et teatud ravimeid saad kasutada, aga mitte võistlustulemuste parandamiseks, aga oma võimete normaliseerimiseks. Nii et selles nagu suures pildis ma arvan, et raha liigub
vast sellises tervise ja heaolu sektoris isegi hakkab rohkem liikuma kui selles absoluutses meelelahutuslikus tippspordis, kuna meil on teisi asju ka, millega meelt lahutada. Ja me näeme ise ka Eesti tippspordi, ütleme, et nagu siin tuli jutuks alarahastust ja siis maailmas ka, et see raha hulk on väga disproportsionaalne, et need absoluutselt tipud korjavad peaaegu kõik ära, siis olen ainult natuke üks korrus allpool ja siis sa pead peaaegu et ise peale maksma või see sissetulek on niisugune keskmine ettevõtja sissetulek. Aga see töö on tohutu palju raskem ja see karjäär on väga lühike. Et see on see, mis hakkab seda sotsiaalset protsessi võivad paika loksutama. Nojah, täpselt samasugune tendents on mõnes mõttes ka tennises, et teame seda, et maailma absoluutsed tipud on need, kes kogu seda kaardimaja koos hoiavad tegelikult ja kipub ka tennis minema ikkagi sinna Grand Slami riikidesse, suurtesse riikidesse, kus on suured rahad ja sealt neid mängijaid nii-öelda toodetakse. Väikestel riikidel on keeruline ja raske, et nii on ka tennises. Ja sa peamiselt ju ei tehta mitte trenni nii nagu tipud teevad, vaid ostetakse sama varustust. See on see business põhiliselt. No tegelikult on väga palju suuri nimesid, kelle nimi on nüüd igaveseks määritud dopinguga, olgu see siis juhuslik saastumine, teadlik dopingu tarvitamine või 3 andmata jäänud testi. Need nimesid võib siin Wikipeediast igaüks ise leida, ainuüksi S-täht on meil punnis sellistest nimedest nagu Šarapova, Sinner, Strõkova, Švjantek, aga toome ka Martina Hingis, Simona Halep, Richard Gasquet käis siin täna juba läbi. Mis ma tahan öelda, tegelikult on nad selles mõttes õnnelikus olukorras, näiteks võrreldes ratturite või suusatajatega, sest see hulk tennisefänne, kes ütlevad, et tennisest dopingust nagu nii ei ole kasu, miks nad peaksid üldse seda tegema? Et see on nii suur, et see kuidagi, ma ei tahaks öelda, et see on aktsepteeritud, see dopingu tarvitamine, aga seda vaadatakse kuidagi kergema süüna. Tegelikult on see müüt, et tennises dopingus kasu ei ole, on ju ikka? Ei igasugust treeningu, see on see ka kultuuri küsimus, et mida me teame ja mida väärtustame, et igasugune treening, eriti tennis ei ole kerge kehaline töö, et me võime natuke nagu vaielda, et kas siis males ei kasutata dopingut. Kasutatakse küll, see kasutatakse tehnilist dopingut, osa maleturniiridel peab lahti riietuma selleks, et vaadata, et ega mingit elektroode küljes kuskil ei oleks. On ka ravimeid, mis parandavad mõttetegevust. Just, et aga see kognitiivse protsessi jaoks on täiesti selgelt, et kui natukene rohkem mõtelda, siis öelda, et oot, tennises nagu ei joostaks ikka, kas seal tehakse jõud ja kas see impulsid on tugevad ja kas see kognitiivne, ütleme, tähelepanu keskendumisvõime, fookus, kas need on erakordsed nagu sportvõimlejatel, nagu ma ei tea, siis pikamaa jalgpalluritel näiteks kindlasti on samasugune funktsionaalne. Kas tennistil on vaja taastuda kiiresti? Ja. On. Ja siis järsku öeldakse, et ei ole, et see on täpselt samasugune, see on samad inimesed, samad probleemid, inimlikud kahtlused ja moraali joonest üleastumised. Kas me peame mingis mõttes ka tänulikud olema, et need juhtumid siin viimast paari kuuga on tekkinud? Keda see harib? Kindlasti harib dopingu kütte ja advokaate, kes on need tuhandeid ja tuhandeid lehekülgi dokumente läbi lapanud, aga kas see sportlast ka kuidagi aitab, et sellised juhtumid on esile kerkinud? Ma arvan, et sa varem tõid ka esile selle küsimuse, et kas sportlased on hakanud nagu rohkem oma õigusi taga otsima. Jah, need näitavad talle selle vastutuse õiguse stsenaariumi, mis võib juhtuda. Need advokaadid, tuhandeid lehekülge, nendel ei ole midagi uut. Nende jaoks on teada, et meil on must maailm, seal on probleeme, osa saavad sellest raha, kui nad see probleemide, ja see on täiesti õigustatud, et osa advokaate võivad meile ei meeldi, kui nad töötavad dopingu kasutajate poolt. Ei, nad tagavad selle, et selles protsessis ei anta armu kummagile poolele, et selleks, et tõendid lõpuks oleksid võimalikult läbi töötatud. Ja ma arvan, et kõige rohkem õpib ikkagi avalikus. Meil ei oleks siin seda diskussiooni, kui need 3 juhtumit poleks. Halepi juhtum eriti ei tekita, natukene tekitas lained, aga nüüd, kui tuleb välja, et lühikese aja jooksul on nagu 3 juhtumit ja Halep tekitab veel sellist pahameeletormi sinna järgi, et see kõik tõmbab tegelikult teenise avalikkuse tähelepanu. Et teema väärib tähelepanu, ei ole mugav, ei saa magada öösel rahulikult, et tennis on samasuguses kasvu olustikus.
Kas need organisatsioonid nagu VADA, ITI ja kas või Eesti EATSE, kas need on fundamentaalselt sportlase poolt või on nad ikkagi vastu ja hõõruvad õnnelikult käsi, kui said kellegi süüdi mõista? Ja nad on fundamentaalselt spordi poolt. Me ei saa olla ühegi sportlase poolt selles mõttes, et see sportlane kasutab spordivõimalusi enda teostamiseks. Ja juhul, kui sina sisened selle spordisüsteemi, sa tahad, et sul oleks võrdsed võimalused teistega, mitte see, et meil keegi ei kontrolli ja meil mitte midagi ei tee, et kellel on rohkem võimu, see saab nagu nii võita, et suur Mati võidab alati, et tal on mingid sõbrad ka. Et need organisatsioonid tegelevad selle süsteemi eest hoolitsemisega ja nad ei ole ise ennast organiseerinud. Nad ei ole, nagu ma ütlesin, et ei ole sellised teatud tüüpi inimesed, kes saavad kogemata mingil peol kokkutada, et hakkame mingist kiusu ajama ühiskonnaga. Vaid spordiorganisatsioon ise hakkab ühel hetkel rääkima selle eelmise sajandi keskel, et pagan, meile see risk läheb nii suureks. Ja ma toon jällegi Tour de France'i näite, et seal patustati nii palju, et pealtvaatajaid ei huvitanud. No siis see raha hakkab ära minema, siis otsustati, et teeme midagi, siis sportlased protesteerisid, ühes etapis otsustajad tulevad ratta pealt maha ja jalutavad protestimärks, neid testitakse liiga palju. Et see kõik on selline edastagasi tants, aga kui sa suurt pilti vaatad, siis selle tantsu nimeks on see spordi jätkusuutlikkuse hoidmine. Vähemalt kui me seda ümber ei mõtesta näiteks, et see on päris palju diskuteeritud, aga laseme vabaks, las kõik teevad, no laske vabaks, siis sa küsid oma lapse käest, et kas ma võtan pangalaenu selleks, nagu selleks mingisuguseks doosikuuriks ja ravimigarantiideks ja kas kindlustajad mind kindlustavad ja mis lapse tervisest saab ja nii edasi. Need juhtumid on kõik nii kurvad olnud, et ikkagi öeldakse, et hoolitsege selle puhtusest. Ja seal tehakse vigu. Meil ei ole sellist olukordi, kus meil oleks veavaba organisatsioon, siis me oleme juba ebaausad iseenda suhtes. Aga see ebaausus on see, mis põhjustas kogu selle nähtuse olemasolu. Aga ikkagi tundub meile, et need juhtumid on tekitanud kindlasti hirmsa mainekahju tenniseorganisatsioonidele, oleks ITIA avalikul aktsiaturul, ITIA aktsia oleks täna nullis, miinuses, sest kasutatakse neid machinatsioonides, et kuidas mõni saab 4-aastase keelu ja teine pääseb siin 6 ajaga. Et igatepidi mainele, nii spordiala kui ka organisatsioonide mainele ükski juhtum hästi ei mõju? Ei, mõjub küll hästi. Et see on küsimus, kui hästi sa kriisi oskad ära kasutada. Ja see aastaid tagasi oli, ma mäletan, suusa MM-il tuleb, kas Aafrika sportlane tuleb viimasena, tal on Nike müts tagurpidi peas ja Nike käest küsitakse, et viimane ja müts tagurpidi peas, et on ju halb. Ei ole halb, me saime kasulikku tähelepanu. Et küsimus on, kuidas sa seda halba sündmust tegelikult näidad, et sa oled tegelikult õppimisvõimeline. Me näeme neid dopingu kasutajaid, kes on väga ühiskondlikult aktsepteeritud, et kõikidel inimestel, absoluutselt kõikidel ka kurjategijatel on õigus paremaks muutuda. Ja inimestele ei saa põhiseadusega keelata eksimusi. Et küsimus on selles tsivilisatsiooni arengutasemes, et kui hea õiguskultuuriga ruum me oleme. Ja nüüd see näide, et pigem kahtlustatakse, viitab sellele, et tükk aega on lihtsalt lastud sellel kahtlusel kasvada. Et isegi need, kes mingit puhast tööd teevad, neid ju kahtlustatakse. Ja see on, inimene on selline. Aga et seda kriisi paremini ära kasutada, et seda oskust veel arvatavasti tuleb arendada. Aga suur tänu, Kristjan Port, saatesse tulemast ja me täname ka kuulajaid kuulamast selle saate lõpuni. Doping ei kao üheltki spordialalt vist mitte kunagi. Ei, kindlasti ei kao, sest et inimesest sai sa seda pattu välja ajada. Aitäh! Aitäh!